Kuidas küll teha vaarikamahla? Pole hullu. Meil siin Vesipapi Estancias on vastused kõikidele teie küsimustele. Vähemalt neile, mis puudutavad vaarikaid. Jääge meie kanalile. Tere! Täna näitan, kuidas vaarikatest mahla aurutatakse. Mahla saab ka muud moodi kätte, nagu näiteks pressides, kuid seekord kasutame aurutit. Ja nagu ikka, kõigepealt paneme varustuse valmis. Mahla auruti, pliit, keedukann, lehter, vesi, pudelid, vaarikad, piiritus. Esimese asjana puhastame ära pudelid. Loomulikult oleks kõige parem teha nii nagu suurtes tehastes. Seal steriilidakse mahl koos pakendiga kõrge rõhu ja temperatuuri juures. Ühesõnaga autoklaavitakse. Koduses majapidamises enamasti autoklaavi ei ole ning seetõttu tuleb leppida lihtsamate meetoditega. Näiteks meie puhastame pudeli ära keeva vee ning etanooliga. Selleks täidame pudeli keeva veega. Paneme korgi peale ja laseme veidi seista. Siis paneme tulise vee välja. Ja valame pudelisse paar milliliitrit piiritust. Jälle laseme korgi all veidi seista ja valame piirituse välja. Sulgeme purgi ja jätame vilmist ootama. Sellisel moel ettevalmistatud pudelid ei ole mikrobioloogilises mõttes päris steriilsed. Keeva vee ja etanooliga tapame maha küll vegetatiivsed rakud, kuid bakterite spoorid ning seente eosed jäävad alles. Ja nüüd sõltub keskkonnast, kas need spoorid ja eosed idanevad ning rikuvad meie toidu ära või mitte. Vaarikamahl, mis pudelitesse valame, ei ole eriti sobilik keskkond mikroobidele. See on happeline, anaeroobne ning alguses ka tuline. Võime olukorra mikroobide jaoks veelgi ebavõilimaks teha ja lisada suhkrut, nii et mahlast saaks siirup. Aga see oleks juba mõne järgmise video teema. Lühidalt öeldes, meie mahl ei ole küll steriilne, kuid piisavalt puhas, et mõnda aega säilitada. Järgmisena paneme valmis mahla auruti. Selleks valeme alumisse ossa paar liitrit vett. Alumise osa peale läheb kogumisnõu, mille küljes on voolik. Ning kõige otsa tõstame sõela, kuhu paneme marjad. Auruti töötab väga lihtsalt.
alumises osas keeb vesi auruks. tuline aur tõuseb marjadeni ja purustab need. marjadest vabanev mahl koguneb keskmisesse ossa, kust voolab vooliku kaudu pudelitesse. tuline aur on mikroobi jaoks surmav. Seetõttu on pudelitesse kogunev mahl puhas. mitte küll päris steriilne, kuid piisavalt puhas, et säilida. Kusjuures vaarikate säilitamise kohta on mul eraldi video olemas. kui huvi tunnete, siis vaadake. Link on video kirjelduses. Ja nüüd ei olegi midagi muud, kui keedame rahulikult, laseme mahlad pudelitesse nõrguda ja vahetame aeg-ajalt täis saanud pudelid tühjade vastu. See võtab tunde. Niisama juures passida on suhteliselt nüri. Mõistlik on mõni kõrvaltegevus leida. Kas joonistada pudelitel ilusaid silte, lugeda raamatut või siis vaadata YouTube'ist neid videosid, mis ma vaarikate kasvatamise kohta olen teinud. Väike lisamärkus piiritusega puhastatud pudelite kohta. Kui te kahtlete, kas piiritusega mahla ikka kõlbab juua, siis muretsete täiesti ilma aegu. Etanooli aurumise temperatuur on 78 kraadi. Mahl, mis pudelitesse tilgub, on 100 kraadi. Seega aurub piiritus enne ära, kui pudelile korgi peale paneme. Kui mahlavool kokku kuivab ja vesiseks muutub, on aeg mahla aurutamine lõpetada. Sõela sisse jääb seemnete ja marjakestade lödi. Õigupoolest saaks ka seda kasutada, sest vaarikate seemned sisaldavad päris palju õli. Häda on aga selles, et mul ei ole õlipressi. Aga kui teil on, siis ärge laske aurutamise jääke niisama raisku minna, vaid pressige seemnetest õli välja. No nii, nüüd võib talv tulla. Vitamiinid on pudelis. Aga vaarikate säilitamise viis on rohkem. Vaadake Vesipappi Estantsi videosid ja saate kindlasti targemaks. Kohtumiseni järgmises videos.